Tere head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid ja tänane külaline, mul on rõõm tutvustada Mati Heidmetsa, psühholoogi ja emeriitprofessorit Tallinna Ülikoolist. Tervist! Tervist! Ja me räägime sellisel huvitaval teemal nagu sisseränne. Meil on siin ka teisi teemasid, aga põhituum on meil sisseränne. Ja mis on olnud ju Eestis viimasel ajal vägagi oluliseks ja palju räägitud teemaks ja Mati Heidmets kirjutas Postimehes ka samal teemal väga, ma ütleksin, põhjapaneva artikli 30. augustil, nii et otsige üles, head vaatajad, lugege seda, nii et ei ole ainult probleemidest seal juttu, vaid ka võimalikest lahendustest. Aga mis siis see artikkel meile ütleb? Ta ütleb seda, et nii nagu ka Rein Taagepera kunagi, kui ta rääkis oma demograafilisest vetsupotist, et immigratsiooni saab suunata ja immigratsiooni saab kasutada meie probleemide lahenduseks, aga lahendus ei ole mitte kontrollimatu massiimmigratsioon. Jah, et suures plaanis ma olen sama meelt nagu siin viimasel ajal ju paljud arvajad, et see teema sündivus, rahvastik, immigratsioon läheb järjest kuumemaks. Kui me vaatame sündivuse koefitsente, siis see ei ole ainult Eesti teema, et ta on ajaloolises põhjas, see on Euroopa teema ja see on tegelikult ka suure osa maailma teema. Ka Aasias? Ka Aasias, et oma inimesi jääb vähemaks ja selleks, et oma heaolutaset ja elustandardit hoida, on vaja inimesi juurde. Ja noh, siis tuleb suur küsimärk, et kust ja keda ja kuidas. Ja siin on, ma arvan, niisugust võimalikud nii kaalutletumad lahendused kui ka siis sellised vähem sekkuvad lahendused. Ja ma arvan, Eesti puhul selline tõsisem kaalutlemine nende teemade üle on, ma usun, asjakohane. Ma usun, et see on igati põhjendatav, sest et Eesti riik on väike riik, meie rahvus on väike rahvus ja me ei saa lubada endale seda, mida tegi mamma Merkel omal ajal Saksamaal, kui oli Süüria sõda, ta ütles, et aga tulge kõik, kes te vaevatud olete siia Saksamaale. Põhimõtteliselt Saksamaa avas uksed. Jah, kui me vaatame natuke ajalukku tagasi, sest kogu see rahvastiku muutumine, see on ju pikaajaline protsess, siis Saksamaa, sellesama Saksamaa puhul niisugune tõsisem esimene sisserännulaine oli hoopis 60-ndatel, 70-ndatel, kui tehti isegi leping Saksamaa ja Türgi vahel. Ja sinna tuli ikka palju inimesi. Ja ma kujutan ette, et tol ajal oli paljudel sakslastel ka kujutlus, et küll nad paari põlvkonnaga siin nagu kohanevad ja saksastuvad ja mis mured teevad meile tööd ja on kõik hästi. Nagu me nüüd siiamaani või tänaseks oleme näinud, osa on tõesti kenasti lõimunud, aga osa ajavad ikkagi oma Türgi asja seal. Aga huvitav, et mõned tõsised probleemid ilmnevad alles 3. põlvkonna puhul. Jah, aga ma tooks teise näite veel ajalost. Sel samal 60-ndatel, 70-ndatel läks palju soomlasi Rootsi. Sadades tuhandetes. Mõned tulid tagasi, aga paljud jäid Rootsi. Ja kui me mõtleme nüüd, et mis neist tänaseks saanud on, siis seal ei ole selliseid Soome getosid või mingisuguseid soomlaste punte, kes käivad mööda tänavaid. Nendest on tasapisi saanud ju rootslased, Soome juurtega rootslased. Ja Rootsi vaatepunktist see on olnud viis, kuidas siis Rootsi rahvas on nagu kasvanud või suurenenud. Nii et ma arvan, et need kaks näidet toovad või panevad lauale ühe küsimuse, mida võib-olla immigratsiooni kontekstis ei ole nagu väga arutatud ja võib-olla teda ei ole ka kena võib-olla või ei ole olnud kena arutada, aga see on küsimus kultuuridistantsist. See on küsimus sellest, et on rahvad ja kultuure, kes liikudes teise keskkonda sulanduvad paremini
Te kasutate terminit rühmaliim selles kontekstis. Ja on selliseid, kes siis hakkavad nagu omasugustega seal tugevamalt koos hoidma võib-olla ja ka eeldavad ja nõuavad, et kui meie siin juba miljon türklast on, et tahaks seda mošee asja ajada ja siis veel Türgi kooli ja kõiki muid asju. Nii et siit võiks ju sellest kogemusest, Vana-Euroopa kogemusest kõrva taha panna seda, et kui mõelda siin lähiperspektiivi peale Eestis, et siis sissetulijad sellistest kultuuridest, kus rohkem inimesed on sellised individualistlikumad ja isetegijad ja omapäised ja proovivad ennast siin Eesti elus siis kuidagi sisse elada ja realiseerida, et need on paremini vastavad selle sama Taagepera viimasele üleskutsele, et hakkame kiiresti, kui sünnitusmaad ei töö, et hakkame kiiresti eestlasi juurde tegema. No see juurde tegemine ei kõla ju kenasti, aga kui me pikemas ajaloolises perspektiivis vaatame, siis see on ju nii kogu aeg käinud. Et kui me suvaline eestlane vaatab oma perekonna ajalugu, siis ta leiab sealt ikka mõne niukse võõra nimega või ei tea, kust tulnud mõne tegelase. Nii et see, et tulevad uued inimesed ja nad põlvkonna paari jooksul eestistuvad, võtavad selle kultuuri konteksti, komberuumi, keeleruumi omaks, see on ju loomulik protsess ja see sõnum, mida kõrva taha tahaks panna või tuleks panna, on see, et ei ole sugugi ükskõik millisest kontekstist need tulijad on. Ja on mõistlik tõenäoliselt Eesti puhul mõelda nagu selles võtmes, et kui on võimalik valida ja täna Eestil on, ma usun, võimalik valida, siis eelistada sellistest kontekstidest, kus siis selline lõimumisvalmidus on suurem kui mõnest teisest. Ütleme, olen ise oma lähisugulaste, lähihõimlaste näitel näinud, mida on tähendanud Süüria õpilaste toomine Eesti kooli, et see on olnud väga-väga keeruline, need vaesed kooliõpetajad olid ette valmistamata, kuna lihtsalt nad tulevad, need õpilased niivõrd erinevast kultuuri kontekstist. Aga samas nüüd ukrainlaste tulek oli see, millest ju omal ajal isegi räägiti, et me võiksime võtta Ukrainast inimesi. Ja nüüd need korraga tuli suurel hulgal ja ma möönan, et nende kultuuri kontekst on meile lähemal, aga ometi meil on olnud probleeme sellega, et me ei suuda neid kuidagi keeleliselt integreerida. Mis see põhjus võib olla? Eks see keele omandamine, see ei ole ju selline lühiperspektiivi teema. Et see on ikkagi põlvkondade teema. Kui me võtame jälle mingi elust näite. Võtame näiteks meid siit Eestist. 90-ndatel läks suur hulk Eesti inimesi Soome. Ja ma siin olen mõnega, kes siiamaani on jäänud, osa on tagasi tulnud, rääkinud ja küsinud siis, et kes te olete ja kes identiteedi ja rahvuse mõttes ja kes su lapsed on ja lapselapsed. Ja see pilt kujuneb, kindlasti on seal palju erinevusi, aga pilt on suures osas selline, et nad ütlevad, et mina olen eestlane. Siis mu lapsed, nad on samal ajal eestlased ja soomlased, räägivad eesti keelt, räägivad soome keelt, aga lapselapsed, nemad on juba soomlased. Ja eks see keele ja mitte ainult keele, vaid kogu selle niisuguse ökosüsteemi või sotsiaalse komberuumi ja mõned kunagi soomlased ütlesid selle asja kohta Soome tsivilisatsioon. Ma lugesin, mõtlesin, et kuidagi nagu suureliseks läinud. Aga kui mõelda, siis tegelikult see Eesti elu, mis siin on üles ehitatud, see ongi omaette väike tsivilisatsioon, eks ole. Keeleruum, komberuum, kultuuriruum, ajalugu, mälestused, kõik see. Et sellesse sisse elamine, see on põlvkondade teema. See ei ole nii, et tuleb sul ukrainlane või tuleb süürlane ja nüüd hakkab eestlaseks. See asi nii ei käi.
ma arvan, esimeste põlvkondade puhul ikkagi tuleb lihtsalt aktsepteerida, et siin on sellised reeglid ja selline maailm ja juba järgmised põlvkonnad, kes tulevad siit koolidest meil ja mingist jalgpalliklubidest ja ujulatest välja, siis nemad on, ma arvan, et psühholoogidel on hea termin, see on mitmikidentiteet. See on see, et üks inimene saabki olla korraga, eestlane ja venelane, eestlane ja ukrainlane, eestlane ja soomlane. Ja siis nende lapsed juba, kui nad siin Eestis üles kasvavad ja sotsialiseeruvad on, siis juba meil eestlasi juurde tulnud. Aga ma olen ka näinud inimesi, kes ongi hakanud eestlaseks. Rahukorpus oli see, kes tõi Ameerikast meile mitmeid ameeriklasi. Ja ma tean nimesid nimetamata vähemalt 2 inimest, kellest ongi saanud täiesti päris eestlase moodi inimene. No jah, siin muidugi tekib huvitav küsimus, et mis see eestlase kriteerium on. Keel, üks asi. Jah, et psühholoogia vaatepunktist kriteerium on see, kuidas sa ise tunned ennast. Et kui ma defineerin ennast, ma olen nüüd juba eestlane siin, siis ongi nii. Ja eks see keel on üks tükk sellest, aga seesama ma ikkagi mõtleks, et see Eesti tsivilisatsioon on nagu laiem kui ainult keel, eks ole, et see on ikka mõtteviis ja komberuum ja normiruum, kuidas on õige asju ajada, kuidas ei sobi ja see natuke niisugune mõtlikkus ja aeglane asja ajamine ja et see kõik kokku annab niisuguse elu korraldamise viisi ja kui sa oled sinna sisse elanud ja omaks võtnud, siis on hästi loogiline, et ükskõik, kuidas su nime kirjutatakse, et sa oled eestlane. Kui ma mõtlen Gert ja Jan Hofstede raamatule Kultuuri uurides, mis on suurepärane raamat, mis üritab välja tuua kultuuri põhierinevusi, siis nad toovad seal välja, kui ma õieti mäletan, 5 põhierinevust, millest mõned on individualism versus kollektivism, millest me natuke siin juba rääkisime, et kindlasti türklased on väga kollektiivne rahvus, soomlased pigem individualistlik rahvus, nagu ka meie eestlased, mistõttu eestlaste minek Soome ilmselt oligi lihtsam ja soomlasteks saamine. Aga siis on seal veel mitmeid asju, suhtumine aega, kuidas suhtutakse aega, et Aasia kultuurides suhtutakse aega palju rahulikumalt kui meie. Üks kultuuri erinevus oli ka see, kuivõrd me oleme tolerantsed määramatuse suhtes, nii huvitav kui see ka pole. Oletame situatsiooni, kus juhtub midagi tee peal, auto jääb seisma, buss jääb seisma, osa rahvast on rahulikud, mingi hetk ülejäänud inimesed aga lähevad närvi. See näitab, kes on võib-olla teisest rahvusest, ei pea vastu sellisele määramatusele. Eks neid kultuurne erinevus ei ole palju ja teooriaid, mis nüüd püüab seletada, on ka palju. Aga ma arvan, et see taandub lõpuks ikkagi inimese sellisele sisetundele, et kui sa maandud Tallinna lennujaamas, siis tunned ennast kuidagi teistmoodi, et see on nagu oma värk. Et selles mõttes on see eestlus, Eesti tsivilisatsioon, kombe ja kultuuriruumi ju täiesti tajutavalt olemas ja ma arvan, kui me räägime, et peaks kestma, et siis see ongi see asi, mis on siin sajandeid üles ehitatud ja mida tuleb selles mõttes hoida, et need inimesed, kes siia kuuluvad, tunnevad ennast siin hästi, tunnevad selles maailmas ennast hästi ja mida sa siin maailmas muud tahad, kui saakski hästi tunda. Ja ma arvan, et see ei ole niivõrd inimeste keskne isegi. Eestis juhtub ka nii, et osad surevad ära ja osad sünnivad juurde. Aga see niisugune elukorralduse viis, mis siin on üles ehitatud, ma arvan, et see on see, mis kestab ja loomulikult ta tasapisi ju muutub, sest iga põlvkond natuke niutab siiapoole ja sinnapoole ja arvata, et nüüd kõik, eks siin aeg-ajalt ju Eestis ka on tunda sellist muuseumi tegemise ihalust, eks ole, et las jääks kõik nii nagu on. Ma arvan, et see on, elus ei tule selline asi välja, sest et ikkagi ju ka järgmine ja ka ülejärgmine põlvkond vaatab selle Eesti asjal natuke teise pilguga ja väga õige, las vaatavad.
Nojah, see on väga huvitav küsimus. Kui me nüüd mõtleme sellele, mis moodustab selle terviku või selle ökosüsteemi või selle Eesti tsivilisatsiooni, ühelt poolt on selle kandjad inimesed, aga samas see ei saa eksisteerida ilma inimesteta, kuigi meil on maailmas mõningaid näiteid nagu maiade kultuur, kus tegelikult selle kultuuri kandjad elavana enam ei ole. Aga need on ekstreemnäited, et ikkagi meil on vaja kultuuri kandjaid, kes siis kollektiivselt kuidagi moodi seda kultuuri kannavad, aga samas see kultuur on ka natuke sõltumatu ühest konkreetsest või kahest või kolmest kultuurikandjast. On mingisugune kollektiivne eneseteadvus kultuuris. Jah, ja eks inimene ongi on selline loom, et ta vaatab naabrile otsa ja siis selle kaudu ise hindab ise ennast. Et see Eesti, me oleme siin hakanud Eesti tsivilisatsiooni propageerima, mis ei ole võib-olla paha mõte üldse. Et see kestab, nii nagu meil kuskil on tähtsates paberites kirjas, kestab ikkagi nii kaua, kui neid kandjad on, nii kaua, kui neid inimesi on. Ja tulles selle meie jutu alguse juurde tagasi, et kui neid sünnitusmajade kaudu neid kandjaid tuleb vähem juurde, et siis meil asjakohane on ikkagi suhtuda sellisesse immigratsiooniteel juurde tulemisse mõistlikult ja rahulikult ja nii palju, see on kindlasti protsess, mida ei saa niimoodi täpselt ja komakohaga juhtida. Aga nihutada kindlasti saab ja üks selline õppetund, mida me siis varasemast ajast saaksime ehk võtta, on see, et kui meil on võimalik valida, et siis eelistada tõesti selliseid inimesi või ka kultuurikeskkonnast tulijaid, kellel on selline lõimumispotentsiaal või nii-öelda Eesti tsivilisatsiooni sisse elamise potentsiaal suurem. Ja üks kindlasti on niisugune kriteerium, mille alusel seda saab vaadata, on see sama selline, kui tugev selline kollektiivne liim on, eks ole, ja kui palju on sellist individualistlikku isepäist toimetamist ja sellistest maailma või ma ei tea, Taagepere pakkus, et toomi vietnamlasi, ma oleks nagu skeptiline, et seal selline niisugune oma inimestega kokkukuuluvus ja abiellumine oma vahel ja selle siis väärtustamine, et oleme kõik nagu omamoodi, et see on võib-olla suurem kui siit, ma ei tea, kui sa kristlikust maailmast. Ma kardan küll, et seal on neid erinevusi, päris palju kultuurilisi erinevusi, aga kui ma nüüd tulen tagasi selle 3 näite juurde, et soomlased, kes läksid elama Rootsi, türklased, kes läksid elama Saksamaale, ja nüüd ukrainlased, kes on tulnud elama Eestisse. Siis ega ukrainlased ei ole integreerimiseks sugugi halb seltskond, aga kui me nad korraks kõrvale jätame ja mõtleme nüüd soomlaste ja türklaste näite peale, siis ikkagi, mis on see, mida nüüd sakslased oleks võinud teha, kas nad oleks saanud teha midagi teistmoodi või oleks võinud teha teistmoodi, et siin me näeme, me rääkisime soomlaste näitel, et see 3. põlvkond on juba päris rootslased, aga Türgi puhul see ei ole nii. Pigem seal on jällegi statistikale tuginedes see kuritegevus probleemiks 3. põlvkonnas Saksamaal. Muidugi võiks ju arutleda, et mida 60. aastatel, ma ei mäleta, kes see Saksa kantsler parajasti oli, oleks võinud midagi teha teisiti. Aga ma arvan, et ajalugu on juba juhtunud ja me ei saa sinna enam oma sõrmi vahele ajada, eks ole. Me saame sealt õppida ja võib-olla üks õppimise koht on tõesti seesama, et kultuuridistants on tähtis asi. Et kui nad oleksid selles võtmes võib-olla mõelnud, oleks kuidagi teisiti teinud, aga ei teadnud ju ka, ei olnud ju sellist kogemust olemas ja jube sõda just lõppenud. Et ma nagu seda ajalugu väga isegi ei puudutaks, ma võtaks teda nii palju, et palju sealt õppida on ja mõtleks natukene ettepoole. Ja üks ettepoole mõtlemise, ma arvan, hea näide, mida me võiksime Eestis siin ka ikkagi praktiseerima hakata, on see, et
minu teada kuskil kuu või paar tagasi Soome parlament arutas Soome tulevikuraportit, kus oli kirjas 4 võimalikku Soomet aastaks 2045. Ja seal oli üks keskne, mida ainult, aga ka üks keskne teema, rahvastik, immigratsioon ja kõik see, millest me räägime. Ja juba see, et tipp-poliitikute mõtlemise horisont ei ulatu järgmiste valimisteni, vaid aastani 2045. Ja selleks, et nüüd teha Soome jaoks sisukaid ja õigeid otsuseid, tuleks need võimalused, mis sellel ajal laual on, ka juba täna läbi mängida ja hakata mingeid ettevalmistusi tegema ja olla valmis sellisteks asjadeks. Ma arvan, et see mõtteviis on tark ja õige. Ja meil siin Eestis võib-olla on seda vähevõitu. Et meil see mõtlemise horisont on ikkagi järgmised valimised, eks ole. Kipub olema. Ja ütleme, see pikem pilt sellest, missugust Eestist me ikkagi nagu tahaksime ja mismoodi sellises natuke lolliks läinud maailmas see Eesti tsivilisatsioon võiks perspektiivis tulevikus välja näha. See on niisugune, see võiks isegi erakondade ülene või parteide ülene niisugune teema olla. Nii et mina soovitaks küll vaadata järjekordselt põhja poole ja võtta natuke snitti oma naabritelt. Aga keda soomlased näevad selliste potentsiaalsete soomlastena? Ilmselt mitte vietnamlasi. Ei, ma isegi ei usu, ma ei ole seda, ma olen lugenud seda kokkuvõtet. Ma ei usu, et nad nii detailselt seda on seal kuidagi kirja pannud, et vietnamlasi mitte, aga ma ei tea, grusiine, jah. Aga nad on küll seal selgelt eriti, kuna seal on ikka 4 varianti või võib-olla stsenaariumit, eks ole, siis paari puhul selgelt öeldud, et Soome sündivusnäitajad, mis ei ole üldse paremat kui Eestis. Ja Eesti ei ole mitte Euroopa kõige viimane. Mingi Itaaliasse, vaadake, mis seal on. Et selliste sündivusnäitajatega immigratsioon nii heaolu mõttes kui ka sellesama Soome tsivilisatsiooni kestmise mõttes on hädavajalik. Ja sellesse tuleb suhtuda või sellega tuleb nagu tegeleda neid vastikud emotsioone kõrvale visates, sest et see on ju teema, mis paneb inimesed kohe ju karjuma ja oma vahel riidu minema. Et see on neil, see mõttekäik on neil kindlasti sees seal. Ja ma usun, et kui me seda suurt maailmapilti vaatame, siis see saab olema üks niisugune võtmeküsimus lähima 10-20 aasta jooksul, et kui oma inimesi jääb järjest vähemaks ja ta jääb, sest et see kujutlus, et me pöörame kuidagi ümber või igas peres on 3 või 4 last, et see, ma arvan, on ikka ebarealistlik unistus, et kui me suudame kukkumist vältida, siis on juba päris hästi. Et kuidas sellises olukorras toime tulla nii heaolu mõttes, sest et ega me ju ei tahaks ka kehvemini elama hakata, kui ka identiteedi mõttes me tahaks seda oma vahvat tsivilisatsiooni siin säilitada, et kuidas need 2 asja kokku panna, et see on niisugune tõsine ajupingutamise ülesanne. Aga arutleme natukene selle identiteedi olemuse üle veel. Tundub, et see on midagi Eestile ja laiemalt Euroopale omast. Ameerika, mis on immigrantide riik, väga selle üle ei vaeva oma pead, kuigi seal tuleb aeg-ajalt ette rassirahutusi, aga põhimõtteliselt ta on tekkinud immigrantide baasil, see riik. Mis ei takista muidugi neil tulemast tänavale ja karjumast, et make great again. Ütleme, et see tõesti, see great again ei ole etnilise identiteedi põhine, eks ole, aga see on riiklik, et me oleme nagu selline riik, kes on maailma kõige kõvem ja kõik. Aga see, et Euroopa selline
mitmekesine ja paljude etniliste tsivilisatsioonide niisugune kompott on, minu arvates on see Euroopa tugevus. Kindlasti. Ma arvan, et see on Euroopa tugevus ja kõik need jutud, mida siin aegalt on nagu kuulda, et miks Euroopas kõik nii aeglaselt käib, bürokraatiat palju ja kellele ma helistan ja kes see teie boss on ja et see on suurepärane, et ei ole ühte bossi, kellele tuleks helistada ja kes siis ütleb, et me hakkame nüüd sõdima selle riigiga või midagi tegema. Et see on, ma arvan, selle Euroopa tsivilisatsiooni suur plussmärk ja kui see Euroopa oma niisuguses arengus jõuab tasapisi sellise identiteedipildini, kus sul on siin nagu hea olla või tunned kodus ennast, ma ei tea, Hiiumaal kuskil, siis Eestis, aga siis ka Euroopas, et kui kusagilt sealt Lõuna-Ameerikast maandud siia kuskile, ma ei tea, Frankfurdi lennuväljal, siis tunned juba peaaegu kodus. Et selline niisugune mitmetasemeline samasustunne või identiteeditunne, mida Euroopa siin üritab ju ehitada peale sõda ja mis tasapisi tuleb, aga vaevaliselt, aga ikka tuleb. Ma arvan, et see on Euroopa hästi suur niisugune, ma ei tea, näide muule maailmale, kuidas asju rahumeelselt ajada ilma selleta, et vastast hakata maha nottima või otse konflikti ajama. Üks huvitav näide Euroopast on ju Šveits, kus on 4 erinevat keelt, seal on siis Itaalia, Prantsuse, Saksa ja retoromaani ühes orus, natuke selle väikese keele kõnelejaid, mis on põhimõtteliselt väga sarnane ladina keelele. Ja nad on hakkama saanud ja nad on edukad majanduslikult tähelepanuväärne. Ma ei ütle, et see on mudel, mida meie peame järgima Eestis, kuna meil on rahvusriik, aga me näeme, et selline identiteetide mõtestatud arendamine on võimalik. Jah, ja seal on ma arvan, üks väga tähtis asi on selline niisugune kompromissi mentaliteet või selle väärtustamine, et kui inimene mõtleb, et ühesõnaga, kui inimese maailmapilt on selline mustvalge, et nagu multifilmis on head ja pahad ja siis pahad ajavad häid taga ja lõpuks head võidavad, et see on ikka kehva maailmapilt, sest maailm tegelikult on ju värviline ja neid toone on hästi palju sees. Ja üks suur väljakutse tänases maailmas, mida Euroopa harjutab ja häid kogemusi saanud, on ikkagi erinevuste puhul kompromisside leidmine ja kokkuleppimine. Ja sellise mõtteviisi või sellise niisuguse vaate kultiveerimine, ma arvan, et kui see Euroopast väljapoole levib ja niks üldiseks saab, see on eeldus ka kõikide nende teemade lahendamiseks, mis ju oma olemuselt on mitte rahvuslikud ega riigipiiridega seotud, aga globaalselt, kogu see kliimavärk. See ei ole nii, et on olemas, ma ei tea, Eesti kliima ja siis on veel, ma ei tea, Ungari kliima kuskil või see on kõik ühtne asi ja seda saab ainult lahendada siis, kui ka need väga erinevad tegelased omavahel istuvad laua taga ja arutavad ja lepivad kokku. No ühte võib öelda, et Ungari kliima pole erinevalt Eestist mereline, aga... Jah, aga ma arvan, et kõik need gaasid, mis seal taevasse lähevad, need lähevad ju kõik segamini seal. Ja. Aga kui me siin kompromissist räägime, kompromiss on küll kena sõna, aga mulle tundub, et me ei saa kompromisse teha teatud, kui me räägime siin Eesti tsivilisatsioonist, eks ole, nende põhiväärtuste arvel. Jah, aga vaata ongi ju, kui me võtame jälle Euroopa näiteks, siis on kõigepealt kokku lepitud mingisugused põhiväärtused, et me ei sõdi oma vahel, eks ole, me ei tapa üksteist, me ei hakka inimestele midagi
karmilt ette kirjutama, igaühel on vabadus ise otsustada, eks ole, oma elu ja asjade üle. Et need põhiväärtused kindlasti on number 1 ja siis tulevad need erinevused, millest tuleb kokku leppida. Ja ma arvan, Eesti siseselt ju sama, et need põhiväärtused on meil seal tsivilisatsiooni dokumendis kirjas ja need põhiväärtused on tegelikult ka need, mida siis me igapäeva siin Eestimaal toimetades tajume ja tunneme, et meil on mingi normiruum ja meil on mingi komberuum, eks ole, ja kui seda järgida, siis on okei, jah. Sest et mingisuguseid väikseid ühiskondi siia Eesti sisse veel ehitama hakata, tõenäoliselt ei ole mõistlik. No siin ma tahtsingi tulla selle Lääne-Euroopa kogemuse juurde, et ma olen ise käinud mitmes getos. Norras, kui ma õppisin, seal on niisugune linnaosa, mille nimi on Grönland, mis siis ongi sisserändajate piirkond ja kuhu soovitati öösel mitte minna, aga kuna mina ei olnud norralane, siis ma sinna rahumeeli läksin. Ja oli huvitav kindlasti, aga samas ka hirmutav. Ja teine on Taani kogemus, kui ma käisin Orhusis Jellerup-Parkenis, mis siis on ka niisugune Lasnamäe moodi paneelmajade rajoon, kuhu olid tulnud ka täiesti teistsuguse kultuuriruumiga inimesed, seal ütleme moslemid peamiselt. Ja ma saan aru, et mõlemad riigid, eriti aga Taani, aga mitte üksnes Taani, vaid ka Rootsi on tõmmanud ju praegu pidurit. Ja vastupidi isegi, nagu ma lugesin, rootslased on eraldanud märkimisväärseid summasid selleks, et siis need hilisimmigrandid, kes pole suutnud kohaneda, läheksid tagasi, nad maksavad 350 000 kuni 350 000 Rootsi krooni süürlastele näiteks. Ma arvutasin välja, mis see eurodes teeb. See on umbes 30 000 eurot, üle 30 000 euro. Ja selle rahaga tegelikult, kui Süüriasse minna, teeb nii mõndagi, sest seal on ju hinnad palju odavamad, saab teha minu pärast pagaritööga või asutada mingisuguse väikese äri selle rahaga. Ja see on täiesti tehtav. Aga huvitav, et nad on nüüd hakanud need vanad Lääne-Euroopa immigratsiooni pooldanud riigid hoopis teistsugust poliitikat ajama. No õnneks on seal ju demokraatia ja eks see hoiakute muutus peegeldab valijate arusaamade muutumist ja eks seal kõige taga on ikkagi see sama, millest me alustasime, et on kultuure, mis ka kui inimesed liiguvad teise keskkonda, püüavad seda kõike säilitada, mis neil varem olnud on. Kui on olemas, ma ei tea, Taanis ja Norras seal süürlaste või afgaanide slummid või kogukonnad, siis selliste eestlaste slummi Helsingis ma eriti ei tea ja soomlaste slummi Rootsis ka väga ei ole. Samas Hispaanias on see mingil määral olemas. No, aga tõenäoliselt mingil teistel põhjustel, et kinnisvara on kuidagi kinnisvara kaudu. Jah ja ei, ütleme niimoodi, mida ma olen märganud Hispaanias on küll teatud, kui ma tohin nii öelda, isegi kultuuriline imperialism eestlaste puhul, et me tahame ajada asju siin nii, nagu meie teeme. Et siin on üks igavene manjana, me tahame olla konkreetsed, kiired ja efektiivsed. Okei, aga mina kogu aeg mõtleks siis, et miks ei võiks kiired, efektiivsed ja tublid olla ka siin Eestis. Et muidugi iga inimese valik on ju nii, nagu ta on. Aga ikkagi kolmandat korda jõuame sama teema juurde, et eks see et rootslased ja ka taanlased üritavad kedagi tagasi saata, see on varasemate vigade parandus. Või ütleme selle tarkuse põhjal tegutsemine, mida varem nagu ei olnud või mida varjutasid mingid illusioonid või ka natuke häbi, et miks üldse seda tüüpi mõtteid võiks nagu mõelda. Aga kui nad on tänaseks jõudnud sinna, et saadavad Süüriasse inimesed tagasi ja panevad 30 000 eurot taskuks, siis ma usun, et need inimesi või süürlasi on, kes lähevad, sest 30 000 tõesti on võimalik seal oma väike äri üles panna või mis iganes teha. Ja tunda ennast ka ikkagi sellises keskkonnas, mis on kuidagi, millesse sa oled nagu sisse kasvanud. Sest et see uude keskkonda ka nendel tulijatel tõenäoliselt,
ei ole mitte alati lihtne sulanduda. Aga kuidas teie selle teema juurde olete tulnud? Taustapoolest psühholoog olete, mitte ainult psühholoog, ma vaatasin siin ka keskkonnapsühholoogiaga tegelenud ja sotsiaalpsühholoogiaga. No kui päris ausalt tunnustada või üles tunnistada, ega ma ei olegi tulnud. Ma lihtsalt aeg-ajalt olen neid mõtted mõelnud ja ega see ei ole minu mingi eriline uurimisteema, aga kuna see on üks teemavaldkond, mis on juba pikka aega olnud Eestis siin niisugune terav ja natuke kuum, siis kunagi 90-ndatel sattusin mingitesse komisjonidesse, kes seal integratsiooniga tegelesid ja nii edasi, aga ma ei saa kindlasti öelda, et ma olen nüüd rahvastiku uurija või rahvastiku tegelane, neid demograafia häid tegijaid on meil siin Eestis küll. Mis mind eriti küll huvitab, on seesama niisuguse individualismi, kollektivismi ja ka siis sellise lokaalsete tsivilisatsioonide kujunemise asi, et see kuna on tunda, et see maailmas läheb järjest niimoodi karmimaks ja kui teiselt poole panna seesama pilt, millest me rääkisime, kus sünnitusmajad enam nagu ei tööta või sealt ei tule midagi, et siis niisugune või tark immigratsioon muutub üheks selliseks arenguteguriks, võib-olla isegi number 1. Ja et ma ära ei unustaks, siis kõik need, kes sellega päriselt tegelevad, võiks vaadata näiteks targa immigratsiooni näidetena Austraalia, Kanada kogemust, kus neil on mingisugune omamoodi punktisüsteem tekitatud, et kui selgub, et seal on vaja, ma ei tea, 20–40 aastast inglise keelt rääkivat tehnilise haridusega, ma ei tea, mis kristliku tagapõhjaga mingit tegelast, siis kui sa sellele vastad ja mingisuguseid hulgapunkte saad, siis saad selle sissesõiduloa ja mingid selliseid katsetusi erinevad riigid teevad ja ma arvan, et Eestil oleks nagu asja kindlasti sel teemal nagu natuke pikemalt ette mõelda, kui siin ainult meil praktikas nagu juhtub, et keegi kirjutab, et meil on keevitajad vaja ja siis järgmine nädal kohe tuuakse. Jah, see nii on. Me siin läheneme vaikselt saate lõpule, aga mõtleme nüüd rakenduslikult. Üks asi on see, et me peaksime ilma igasuguse valehäbita nendest probleemidest rääkima ja vaatama, mida on teinud teised riigid siin, positiivsed näited, negatiivsed näited. Me ei pea õppima ilmtingimata ainult enda vigadest, vaid me saame õppida ju ka teiste vigadest. Aga see on üks asi, et me peaksime sellest kõigest rääkima avameelselt ja ilma igasuguse valehäbita. Teine teema on aga siis see, et meil on vaja analüüsi ja seda on vaja kuhugi koondada. Ja kuhu see analüüs võiks koonduda, et kui me siin just äsja leidsime, et poliitikud mitte ainult Eestis mõtlevad ju sageli valimistsüklisse, aga see rahvastiku teema on vaata üks kõige pikema vinnaga teemasid üldse. Siis kuhu see teadmus võiks meil koonduda? No mina jällegi võtaks nagu ette meie põhjanaabrite kogemuse, kes neid tulevikuraporteid on teinud juba minu teada 20 aastat. Ja nemad vist, nendel on seal parlamendi juures mingi tulevikukomisjon ja midagi sellist. Võib-olla Eestis, võib-olla oleks president natukene niisugune kõrvalseisav institutsioon, kelle juurde võiks sellist niisugust pikemat plaani arenguvariante läbi mängivat mingit kehandit tekitada. Ma arvan, et see võiks olla selline igapäeva poliitikast natuke sõltumatu kogum, mis sisaldaks siis neid nii uurijaid kui ka selles valdkonnas tegutsevaid poliitikuid kui ka selliseid praktilisi inimesi, kes meil siin, ma ei tea,
tehisaru arendavad, sest et tegelikult see on ka üks mõjur kogu sellele tulevikutööle ja tuleviku nagu ettekujutusele. Aga äkki meil polegi nii palju inimesi vaja tänu sellele tehisaru? Ma olen lugenud neid jutte, et kui Island saab, mis iganes palju neid seal on, 400 000. Jah, et saab hakkama, eks meil ka või ei võiks nii olla. Ma arvan, et see on enesepettus. Sest et kui me ütleme, sisuliselt on see nagu Eestist ühe suure vabamuuseumi tegemine, kus siis noorem põlvkond jalga laseb, sest et neil ei ole huvitav. Ja see 400 000, millest 2/3 on pensionärid, vaevalt siis suudab ka seda elu nagu korraldada. Nii et ma ei usu seda või ei pea nagu mõistlikuks seda mõtteviisi, et kui on vähe sünde, mis siis lähebki see rahvastiku number alla. Ma ei arva, et see on meile selle sama tsivilisatsiooni vaates asjakohane lahendus. Meil on vaja teatud kriitilist massi, kui nii öelda. Selleks, et seda Eesti kultuuri alal hoida. Ja ma arvan, et see miljoni ringis on ikkagi täiesti niisugune paras, et sinna, et ei ole mõtet seda immigratsioonist mõelda ka, ma ei tea, 100 000 numbrites, aga ei ole mõistlik mõelda ka, et las ta kukub sinna alla, sest et kui tegelikult selline sündivuse tase, nagu meil praegu on, siis rahvastiku vähenemine paratamatult paari põlvkonnaga tuleb, midagi teha ei ole. Aga mida meil oleks õppida sotsiaalpsühholoogiast? Kas midagi selline, räägitakse ju ka, et rahvustel on oma selline kollektiivne identiteet või vaade maailma asjadele. Kas siin on midagi, mida me peaksime arvesse võtma? Mis on spetsiifiliselt Eesti oma ja mis meid võib-olla kas siis jõustab või teisipidi hoopiski takistab? Ma ei usu, et me saaks mingisugusest eraldi Eesti identiteedist selles mõttes rääkida, kuigi ma arvan, et üks võib-olla niisugune, mis meid siiamaani kuidagi natuke niimoodi üles tõstnud on kogu selle niisuguse uue tehnoloogia maailma ja tarkuse maailma, suhteliselt kiire omaksvõtt, et paistab see seal PISAs välja või paistab see siis selles digiriigis välja, et see niisugune võimekus natuke teistmoodi mõelda. See on, ma arvan, siin olemas, see võiks olla plussmärgiga. Ja see oleks ka see koht, kus tasuks nagu olla valvas natuke selle AI ja kogu selle tehnologiseerimise. Mitte liiga ummis minna kaasa. Jah, sest et suures plaanis, et see tehnoloogia areng ütleb meile, et ma teen sinu eest asjad ära. Ma panen su auto kokku, ma teen sulle veel kõik puhast põrandad puhtaks ja nüüd saabub AI, kes ütleb, et ma mõtlen ka sinu eest ära. Seda ei tasuks nagu lubada. See mõtlemine võiks jääda ikkagi siia ja see on üks niisugune AI maailma võib-olla üks suuremaid väljakutseid, kus selline omamoodi vaade asjadele või omamoodi mõtlemine natukene, tuleb ChatGPT, ütleb, pole vaja, et ma teen ise ära. Et seda ei tohiks nagu ära anda. Ja see võiks Eesti niisugune järgmise kohanemise üks niisugune nurgakivi olla, et me võtame teda ikka kui niisuguse abimehena, mitte asendajana. Väga hea. Ma võtaksin selle kokku, ühtlasi ka meie jutuajamise kokku sellise tähelepanekuga, et mõtleme veel. Nagu oli kunagi ka üks saatesari Eesti Televisioonis, kui algas uutmine ja asjadest julgeti rääkida nii, nagu need on. Aitäh, Mati Heidmet, selle suurepärase vestluse eest. Aitäh kutsumast. Ja selline oli meie järjekordne Raudsaare dialoogide saade, nii et ma arvan, et te saite siit mõtteainest, nagu me ühiselt leidsime teemadest, immigratsiooniteemadest ei saa karta rääkida, nende üle tuleb mõelda ja tuleb olla valmis, olla aktiivne, mitte et meiega midagi tehakse, vaid meie peame olema need, kes midagi teevad. Aitäh teile, olge terved, kohtume taas.